tere lapsed! Tere! Mina olen Külli Haabilt, töötan Tartu Ülikoolis ja tegelen vanade tekstide uurimisega. Mind huvitavad kõik väga vanad raamatud, ka käsikirjalised tekstid, aga täna me räägime siin ühest sellisest erilisest raamatu tüübist, mis kõikidele lastele on väga oluline. Mis te arvate, missugune on see esimene raamat, millest kõik lapsed õpivad lugema ja tähti? Öelge koos, sest te kõik teate seda. Aabits. Õige. See raamat on Aabits. Ja täna me räägimegi vanematest eestikeelsetest aabitsatest. Ja mis te arvate, kui palju aastaid tagasi võis esimene eestikeelne aabits ilmuda? 430 aastat tagasi on see aeg, millest on teateid esimese aabitsa kohta. Aga need teated on kahjuks sellised kaudsed teated, et need pärinevad vanadest dokumentidest. On kirjas see, et sellel ajal on ühele kooliõpilasele, selle kooliõpilase nimi on saksapärane Michael Schlachter, et sellele koolipoisile Michael Schlachterile on ostetud sellel aastal 1575 üks laudaabits. Ja laudaabits oli tegelikult kõige vanem aabitsa liik. Ja see ei olnud selline aabits, nagu me tänapäeval aabitsat näeme, et on tegemist sellise ilusa raamatuga, mis on kaunilt kujundatud ja selles on päris palju lehekülgi, et umbes 150 lehekülge suur raamat. Aga laudaabits oli lihtsalt ühe laua peale kleebitud tähestik ja paar väikest lugemispala. Nii et kõik see mahtus ühele lauale tegelikult. Ja mis te arvate, miks see oli hea? Kui te nüüd mõtlete väikest last, kes lugema õpib, siis kuidas see laps raamatut hoiab? Kas ta oskab raamatut hoida korralikult, et raamat püsiks? Siis kirikuõpetaja mainib ühte sellist raamatut, mille pealkirjaks on ABC raamat. Mis te arvate, mis raamat see oli? See oli ka Aabits. ABC raamat või ABD raamat on aabitsa kõige varasem nimetus. Mis te arvate, millest see tuleb? Miks seda raamat? Just, tähestiku algusest, eks ole. On Rootsis ja Taanimaal on olemas arhiivides kõige vanemate eestikeelsete aabitsate originaaleksemplarid ja nendest on meil siis võimalik koopiaid juba vaadata. Varem oli Eestis 2 kirjakeelt, raamatuid trükiti 2 keeles, oli siis Tartus ja Tartu ümbruses Lõuna-Eesti kirjakeel ja Tallinnas ja Tallinna ümbruses Põhja-Eesti kirjakeel. Ja nii on ka aabits siis eraldi välja antud Lõuna-Eesti laste jaoks ja Põhja-Eesti laste jaoks. Siis tuleb omandada, selgeks õppida silpide kokkulugemine, et silpis on juba siis siin mitu tähte, siin on need ühendid välja toodud ja edasi on juba vanemates aabitsates tekst, mis pärineb katekismusest. Ja katekismus, kas keegi on kuulnud sellist sõna? Mis asi on katekismus? Katekismus on selline lühike usuõpetus tegelikult, kus on küsimuste ja vastustena kõik usu põhitõed kirjas. Siis esitatud tekst silpideks jagatuna, et seda oleks kerge lugeda. Mille pärast see kukk on aabitsate kaane peal? Ja see on väga hea ja õige küsimus, sellepärast et nagu te näete siin kõige varasemas aabitsas on juba kukk olemas ja kui me siin vaatame natuke uuemaid aabitsaid, siis ka on kukk. Tõepoolest, et kukk on aabitsa sümbol. Ja arvatakse seda, et kukk on aabitsa sümboliks saanud just nimelt nende usutekstide tõttu, et kukk on ärataja. Kukk laulab hommikul vara, eks ole. Ja kukk selle oma varase äratamisega sümboliseerib, annab edasi sellist hoolsat suhtumist töösse, eks ole. Kukk hommikul äratab inimesi, kutsub töö juurde ja niimoodi kutsub aabitsa kukk lapsi nende töö juurde. Kõige vanem aabits, mis on Eestis olemas, on 1777. aastast, nii et seda saab siis siin Eestis kirjandusmuuseumis vaadata. Tähed on lahedad. Tähed on toredad ja kui oskaks neid tähti lugeda, siis oleks väga tore, eks ole.
aga üldiselt kujunduses pilte ei ole kasutatud peale selle kukepildi. Bengt Gottfried Forselius, kes oli Eestis hariduselu edendaja juba 17. sajandi lõpus, et tema võis olla need aabitsad koostanud. Aga kuna me siin tiitellehel ei näe autori nime, siis me päris kindlalt selles olla ei saa. Ja autori nimega aabitsad ilmuvad alles üle 100 aasta hiljem, nii et esimene autori nimega aabits on selliselt mehelt nagu Otto Wilhelm Masing. Kui me neid vanu raamatuid vaatame, siis me näeme, et siin õ asemel on o või öö. Aga Otto Wilhelm Masing võttis kasutusele õ tähe ja sellest ajast alates on meil siis tähestikus üks selline omapärane märk juures. Näitan teile seda pärast ka lähemalt, te saate uurida, mis siin peal on. Siin on näha talupere ja taluperemees istub siin laua juures ja tema ees on siis laps, kes on lugemaõppija ja pereisa kontrollib, et laps ilusasti aabitsatarkust omaks võtaks. Ja põhimõte ka Jakobsoni aabitsal on ikka olnud sama, et esitatakse tähestik ja siis antakse sõnad, mida tuleb lugeda, aga need vanad aabitsad annavad meile lisaks sellele, et muutub kujundus ja muutub see teksti esitamise viis, et järjest vähemaks jääb usulist teksti ja järjest rohkem tuleb sellist igapäevast lastele lõbusamat teksti aabitsatesse, et lisaks sellele siis muutub ka tegelikult see, kuidas eesti keelt kirja pannakse, sest see on aja jooksul väga erinev olnud. Näiteks pikka täishäälikut edasi 17. sajandil on pika täishääliku märkimiseks olnud H-täht, näiteks sool on kirjutatud selliselt S-O, H ja L, et siis kirjapilt on selline, aga hääldada tuleks teda ikkagi kujul sool. Lühikest täishäälikut näitab järgmine kahekordne kaashäälik, nii et see on nüüd siin sõna tema, mida ikkagi tuleks lugeda tema, mitte tema. Aga mul on üks küsimus. Palun. Et kui on lühike täishäälik ja järgmine täht on H, kuidas siis? Ahah, et kui H oleks tavaline täht lihtsalt. Jah, H on ka tavalise tähemärk tegelikult. Nii et siis tuligi vahet teha selle vahel, et inimene pidi teadma, kuidas seda sõna hääldatakse. Nii et H on olnud tegelikult kahes. Näiteks kui on sõna sahk, siis et teda hääldatakse ikkagi sahk. Kuigi teda võiks hääldada ka saak, just nii nagu sina ütlesid väga tublisti. Nii et sellisel juhul peab tekstist välja lugema selle, mis siin olema peaks. Nii et tegemist on siis sellise raamatutüübiga, mis on juba üle 400 aasta tagasi olnud Eesti laste esimene lugemisraamat. Nii, aitäh teile! Olite väga tublid, esitasite väga huvitavaid küsimusi ja sellega võime siis selle teema lõpetada. Mulle oli meelde see, et Eesti esimene eestikeelne aabits on juba väga kaua tagasi ilmunud. Et kukk oli aabitsal, vanasti oli aabitsal päev. Mulle jäi meelde, et Eesti esimene aabits on üle 430 aasta vana ja esimene aabits oli laulaabits.